Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast. Kris küsib. Hei kõikidele podcasti sõpradele ja vaatajatele. Tänaseks minu vestluskaaslaseks on naine, kes on nagu hunt kriimsilm. Ta on silma paistnud päris mitme ametiga. Ei keegi muu kui jalgpallikohtunik ja minu hea sõbranna Liisa Liesment. Tere tulemast! Tere! Nii, Liisa, sa oled tegelikult pidanud nii mitmeid ameteid. Treener, sa oled olnud ka mängija, nüüd kohtunik. Siis alustame kõige klassikalisema küsimusega üleüldse. Kuidas sa leidsid tee üleüldse jalgpallini? Okei. Ma olen olnud väiksest saadik väga sportlik ja pigem olen seltsinud poistega rohkem just koolis ja ma käisin poiste kehalise tunnis, sest et minu jaoks oli tüdrukutega igav ja siis me mängisime lihtsalt jalgpalli päris palju, ka vahetundides ja sealt see teekond alguse saigi põhimõtteliselt jalgpalli juurde. Ja siis mingi hetk ma läksin nii-öelda jalgpallitrenni ise niimoodi, et mul tegelikult vanematele ei meeldinud, et ma läksin. Okei, aga kuhu kohta sa täpsemalt siis jalgpallitrenni läksid ja kus kohas sa tol hetkel elasid? Tol hetkel elasin Viljandis, minu lapsepõlve nii-öelda kodu. Ja läksin Viljandi tulevikutrenni. Mu esimene treener oli selline mees nagu Aarne Sammel. Ja selline, no minu jaoks oli ikkagi väljund kergejõustiku kõrvale nagu, et tundus selline väga rohkem minulik võib-olla. Okei. Ja siis sa oled ka elanud ju tegelikult Saaremaal. Ja aastal 2011 kolisin Saaremaale ja seal oli niimoodi, et ma alguses ei käinud kusagil trennis ja siis mingi hetk ikka veits jalad sügelesid ilmselt, läksin FC Kuressaare trenni. Seal oli kohe võtti vastu, kohe sain mängima, kuigi esimene aasta oli selline, et kuna ma olen Viljandist tulin, siis ma olin Viljandis laenul, ehk siis ma mängisin A-vanuseklassi Viljandi eest ja naiskonna eest mängisin siis FC Kuressaare eest. Ehk siis siuke nagu topelt mängud olid. Okei. Ja nagu ma siis sinu jutust saan aru, siis tegelikult oled sa puhas nagu ikkagi Viljandimaa tüdruk ja mulk, jah? Mulk, jah, mulk. Nii et võib laulusõnada ka isegi kokku, et üks haurik väljub täna Viljandist. Just. Ta Tüüri kaudu sõidab Hollandi. Nii on. Nii on, jah. Nii, aga räägime nüüd natukene siis sellest mängija karjäärist ka veel lähemalt. Et sa ütlesid, et olid seal Viljandi tulevikus siis Kuressaares, et tegid sa siis ka debüüti näiteks lausa naiste meistriliigas? Jaa, see on omaette tore lugu. Ühesõnaga 2008 kuni 2011 mängisin siis Viljandi tuleviku ees. 2011 olin nii Kuressaare kui Viljandi tuleviku ees. Ma niimoodi vaikselt piilusin ka neid nii-öelda mitte protokolle, aga selline jalgpalliliidu lehelt saad vaadata oma neid mänge ja asju. Siis ma piilusin, et 2011 ma olen mänginud ka Flora duubli eest, mis siis FC Kuressaare oli tol hetkel Flora duubli duubel. Selline huvitav avastus oli. Ja kuna ma teadsin, et ma ilmselt nagu väga rohkem ei mängi, siis ma viimase hooaja mängisin üldse sellise klubi eest nagu SK10 ja naiste meistriliigas. Et selline huvitav nii-öelda, ma ei tea, jalgpalluri karjäär siis. Okei.
väga-väga huvitav, nii et tegelikult võib öelda, et lühidalt sul on olnud nii Viljandis karjääri Kuressaares kui ka ikkagi selles kõige nii-öelda suuremas ja võimsamas jalgpalliklubis Floras. Noh, jah, üksikuid mänge tegin Flora eest, Flora duubli eest siis mingi hetk. Ja kui ma nagu õigesti mäletan, siis 2011 ma vist tegin isegi ühe mängu U19 noortekoondise eest ka. Okei. Aga siit on hea siis liikuda nüüd treeneri juurde. Kuidas siis sinust treener sai nüüd, jalgpallitreener? See oli lihtsalt mingi hetk tuli siuke mõte, et kuna mul otseselt ei olnud nagu töökohta, ma olin lastega kodus ja siuke ainus asi, mis mulle nagu meeldis ja mida ma tahtsin teha, oli nagu jalgpall ja tahtsin seal lähedal olla, siis helistasin FC Kuressaare tol hetkel tegevjuht Martti Pukile ja ütlesin, et kuule, et kas teil treenereid on vaja ja siis ta saatis mu põhimõtteliselt koolitusele ja siis tegin omale treeneripaberid. Ja siis ma töötasin 2 aastat FC Kuressaares treenerina. Okei. Ja siinkohal võib kohe öelda ka, et see naine, kes siin praegu istub, on selles suhtes mingi erakordne tegelane, et tema käe alt on tulnud välja sellised mängijad nagu näiteks Vihman ehk siis Viktoria Vihman, praegune Eesti koondise väravaht ja FC Flora mängija. Nii, siis Kristina Tern, kes praegu teeb üleüldse karjääri Itaalias ja on samuti olnud FC Flora mängija ja koondislanna. Ja siis Elina Tarkmäel, kes on samuti Flora mängija ja koondislanne. Ütle, kas see on sul nagu mingi et sa oskad siukseid staare välja koolitada või? See kindlasti ei olnud ainult minu töö. Ma arvan, et sellised staarid tulevad ikka nendest noortest, kes ise väga tahavad, ise teevad väga palju tööd ja kindlasti on ka eelnevate treenerite panus oluline olnud, et ma võib-olla olin lihtsalt õigel ajal õiges kohas ja ütlesin mingeid õigeid asju õigel ajal ja ka tegelikult on mängija enda teha, kui heaks ta saab päris palju. Väga suur osa sellest on ikkagi mängija enda töö. Ja, absoluutselt. Ma nõustun 100% sinuga. Aga kas mingil määral ikkagi on nagu väike uhke tunne ka, et su nagu tüdrukud on nii kaugele tegelikult jõudnud? Täiega. See on nagu... Ei, nii tore on neid ikka näha mängudel aeg-ajalt, et nad ikkagi, selles suhtes, et ja mina mäletan neid, kui nad olid mingi 12-aastased, aga nad on nüüd juba ju täisealised kõik ja no ma nagu selles suhtes on ikka uhke tunne küll. Okei, aga kuule, nüüd ma arvan, oleks aeg liikuda siis selle põhiteema juurde, ehk siis jalgpallikohtunik. Räägi, kuidas sinust sai üleüldse jalgpallikohtunik? No, sellega on ka huvitav lugu. Tol hetkel, kui ma olin veel treener, no siis hakkasin juba lõpetama seda treeneriametit, aga no ikka jalgpall on ilmselt väga südames, on ju. Siis mulle üks väga hea sõber Jalgpalliliidust helistas mulle mingi hetk, et kuule... Saad sa nagu paari mänguga välja aidata, et meil ei ole kohtunikke Saaremaale saata, et noh, Saaremaal ongi keeruline, seal on vähe kohtunikke, aga no mänge on ikka omajagu, on ju. Siis ma, ma need paar mängu aitan ära. Ja siin ma siis olen. Paar mängu. Siiamaani aitad selle paari mänguga hädast välja? Aitan oma paari mänguga hädast välja. Ehk siis, no eks ta esimesed aastad olegi selline, kuidas ma ütlen, kui sa esimesed 3 aastat vastu pead ja sul käib see klikk nagu, ma olen inimene ja ma võin eksida ja see on okei, kui ma teen vahest vigu aga kõige olulisem on see, et ma õpin nendest ja ma tean, et ma teinekord enam nii ei tee, et
vot kui see klikk peale mingi 2-3 aastat ära käib, vot siis läheb juba lihtsamaks ja siis on see juba sihuke toredam, siis ta on juba nauditavam. Ehk siis, et see on selline, see oli sihuke teistsugune kogemus. Jah, et siin on päris hea, et sõber eest, et tule aita korra hädast välja, nüüd see kestab tänapäevani ja me jõuame veel selle teemani ka, et rahvusvahelise litsentsini, mis sul on, aga siis sul on tulevikus seda sõpra võimalik välja aidata, äkki meeste MM-il ja naiste MM-il ja siis naiste EM-il ja meeste EM-il ja siis äkki tulevikus isegi olümpiamängudel ja eurosarja mängudes ja. Okei. Noh, nende määramistega on nagu on, et neid ei tee meie. Need teevad teised inimesed. Tuleb olla õigel ajal õiges kohas ja loodata ja oota, et sealt tuleb. Okei. Nii, aga võtakski äkki nüüd kohe sihikule selle teema, millest jutt oli. Rahvusvaheline litsents. Kuidas see tuli? No see on jälle selline asi, mida otseselt mina ei otsusta. Ehk siis, kui ma kandideerisin, kohtunikel on oma nagu programmid, kuhu saab kandideerida, kui sul on nagu tõsisem eesmärk siis jõuda kõrgemale. Ehk siis ma kandideerisin CAAT-programmi, mis on see kõige madalam programm, nagu kui sa tahad kohtuniku karjääris. Et ma nagu olin väga kahe vahel, kas ma nagu kandideerin või mitte ja siis ma nagu otsustasin ja mõtlesin, sest sinna pidi kirjutama mingi motivatsioonikirja ja nagu läbi mõtlema need asjad ja ma tean, et päev enne veel helistas mulle üks teine hea sõber. No sa ikka kandideerid sinna programmi, on ju, eks ole, on ju. Et ja siis ma nagu enda peas mõtlesin selle välja, et okei, kui ma nüüd sinna kandideerin ja sinna saan, siis ma teen nagu seda 110%, ma ei võta nagu seda kergekäeliselt. Ehk siis, kui ma nagu seda alustan, siis ma nagu lõpetan ikka kõrge lennuga. Ühesõnaga, eesmärk oli kindel ja siis sealt edasi, eks ma siis tõestasin ennast piisavalt, et otsustati, et mulle võib selle rahvusvahelise litsentsi usaldada. Mul on väga hea meel selle üle ja mul on tõsiselt uhke su üle selles suhtes, et siin paar saadet tagasi tegelikult käis külas mul sõber Joonas Jaanovits ja ka tema on igati rahul ja uhke sinu üle, et ütles, et ta on väga-väga tubli, kui oli sinust korra juttu. Nii, aga küsiks siis sellise asja, et vihvatestid ja füüsiline ettevalmistus, mida te teete, kuidas sa siis selleks ennast konkreetselt nüüd valmistud ja mida see täpsemalt siis ette näevad, need vihvatestid ja füüsiline ettevalmistus? Minul on, ühesõnaga, mul on isiklik treener. Ma maksan talle selle eest, et ta teeb mulle treeningplaani just selle sama asja pärast, et kui mina tahan olla premium-liigas nii-öelda kohtunik, siis mina pean jooksma ära meestetestid. See on minu enda nagu põhimõte, et kui ma tahan seal olla, siis ma nagu pean vastama nendele standarditele ka, sest et see mäng on kiire, sa pead jõudma järgi, ei ole nagu ma endale hinnaalandusi ei tee. Ühesõnaga, minul on treener, kes mulle teeb treeningplaani. Ma teen nädalas üsna palju trenni. Selline 6-7 korda nädalas. Vahepeal rohkem, sest et ma praegu lugesin jõusaalid jooksud kokku kõik, on ju. Ehk siis võib nagu 9, kui ma panen nagu jõusaal näiteks eraldi, on ju. Et see on selline järjepidevust nõudev, et sa oled kogu aeg tegelikult vormis, kogu aeg teed trenni. Ja siis teed need ära. Et FIFA test on meil selline, kus kõigepealt abikohtunikel on kodatest, mis koosneb siis 10 meetrit spurt, külgliikumine 8 meetrit tagasi, uuesti joonele 8 meetrit teise küljega ja siis 10 meetrit spurt algusesse. See
peab siis meestes olema vähemalt alla 10 sekundi. Siis on sprindid, 5 sprinti, 30 meetrit alla 4,7 sekundi. Ja siis on intervalltest, mis kokku on selline 4 kilomeetrit ja jooksed selline 75 meetrit nagu 15 sekundiga ja siis taastud 20 sekundit vist ja siis tuleb uuesti selline intervall. Et see on selline füüsiline pool. Okei. Aga muidugi inimesed saaksid seda nüüd vaadata järgi ka, aga keskeltläbi, kui palju Eestis on hetkel ma mõtlen just tippnais jalgpallikohtunikke, kes nüüd ongi konkreetselt Premium-liigas ja... Premium-liigas on meid 3. Mina, Sandra Nigulis ja Karolin Kaivoja. Võrratu kolmik, võib selle peale öelda. Nii, aga siis küsiks niimoodi, et kindlasti teil kohtunikel peab ka olema väga tugev närvikava, sest et tegelikult te saate puid alla nii mängijatelt, fännidelt või asjadelt, et kuidas te sellega siis toime tulete või nii? Selle nimetus ilmselt on tugev eneseregulatsioon. Ehk siis kohtunik ikkagi, ta peab suutma ennast kontrollida, kiiresti otsuseid vastu võtta, sest see kognitiivne koormus on üsna suur ja sa pead tunnetama mingeid momente ära, tunnetama ära ka mustreid. Üldiselt on mingid olukorrad, kus sa juba tead, et okei, siin juhtus see asi, nüüd juhtub ilmselt midagi sellist, on ju. Kohtunik peab suutma hoida neutraalset joont. Ilmselt peab ka olema kõrget stressitaluvus ja selline teadlik kehakeel, ehk siis kui sa oled selline ebalev ja ei ole kindel oma otsuses, siis see kajastub ka mängijate käitumises, et nad on nagu mingi ilmselt nagu eksib või nii. Ehk siis ma ei tea, kohtunik peab selline väga, tal peab olema üsna hea enesekontroll või selline oskus hoida mängu kontrolli all, oskus lugeda inimesi, oskus arvestada sellega, et sul ongi, mängijad on väsinud, nad on juba väga emotsionaalsed, see on osa mängust ja ka sa pead tunnetama ka seda, kus on see piir, kus see emotsioon on juba üle selle piiri. Ehk siis ma ei tea, kohtuniku närvikava on selline üsna tugev, ma arvan. Okei. Aga siit ka natukene üks mingil päeval natuke teravakeeleline küsimus võtta, et mida me oleme ka näinud tegelikult maailma tippjalgpallis, pean just nimelt silmas hetkel, et mõningad naiskohtunikud, kes on nagu välismaal mingeid suuri mänge vilistanud ja siis ka saanud äärekohtunikud, neid on just solvatud sellepärast, et nad on naised ja ongi väga matslikult ja mühalikult öeldud, et naise koht on näiteks köögis, on ju. Ega kas sa oled näiteks ka selles valmis, et kunagi meil Eestis võib ka mingi mats niimoodi sinuga käituda või kas sind on mingid väga nii-öelda inetult solvatud siis? Mind ei ole inetult solvatud ja kui on, siis ma ei ole tähele pannud. Aga pigem ma arvan, et ja ma olen ilmselt valmis, kui keegi mulle ütleb, ega ma ei, selles suhtes ma oskan väga ilusasti vastu ka kindlasti öelda midagi taktitundelist. Ja sobivat, aga pigem on nagu see, et ma nagu sain natuke aega mõelda selle küsimuse üle, mis meil nagu Eestis on see, et kohati nii mängijad kui ka treenerid jäävad mingisse ühte otsusesse kinni, mis võib küll tekitada seda, et okei, mul on ka olnud seda, et peale mängu tullakse riietusruumi ja kuidas sa ei näinud ja kuidas sa ei võinud ja kuidas sa ei vilistanud ja et nagu selliseid olukordi on olnud mitte väga palju. Aga
ma ütlen, et meil ei ole sellega probleeme, et on nagu naiskohtunikud, vähemalt minul ei ole. Et võib-olla kellelgi teisel on mõni teine kogemus. Okei. Aga jah, mis mul eelmine aasta vist korra öeldi, et me teame küll, miks sind kohtunikuks valiti, aga ma ei saanud aru sellest, et mis see põhjus siis oli. Et kas see oli see, et minu vilestiil on mingi teistsugune või et see tundus niisugune naljakas. Okei. No samas ma tahaks omalt poolt ka kohe öelda, ma tahan seda julget, vahvat tegelast näha, kes minu sõbrannale nii nõnda halvasti julgeks siis kunagi öelda, et eks siis mina oskan ka talle 1,2 vastu öelda, sest et mina olen ultraven sul. Jah, äge. Nii. Ja siit on ka väikene nagu hea repliik võtta, et tegelikult kuidas meie tutvus üleüldse algas, et see oli 2024 aasta, see oli Kuusalu Kalevi ja Türi Kamniksi mäng. Ja siis ma mäletan, et see oli reaalselt mingi üli külm ilm. Ma tegin veel meediatööd Türi Kamniksile ja siis ma reaalselt tulin ühte spaasse sooja sisse, kus teie istusite tol hetkel seal valvelaua juures diivanite peal. Ma reaalselt niimoodi lõdisesin, et mul hambad käisid ja siis sina vaatasid kuidagi niimoodi minule otsa ja ütlesid, et noorärra, kui teinekord nii külm on sul, siis peavad termosokid jalas olema. No jah, ma ei ole suu peale kukkunud. Ma ikka aeg-ajalt ütlen mingeid asju, kui mis mul silma jääb. Sellepärast, et mul reaalselt oli nii külm ja siin mul siiamaani on hästi meelde jäänud, et meie sõprus tegelikult sai osa algusest sellega, et termosokid. Termosokid. Jah, aga praegu näed, ei ole termosokid jalas, vaid on FC Barcelona sokid jalas. Oi jah, see on nüüd tõesti üks väga-väga vahva asi, aga küsiks nüüd hoopis sellist asja, et kas sul on ka nagu nüüd, kui lähme veel kohtuniku töö juurde tagasi, et kas sul on ka näiteks mingi harjumus, mida sa enne mängu teed? Ja ikka. No, peangi nagu rutiini silmas. Ei, selles suhtes, et ma olen see inimene, kellel on üldiselt kohtunikukott on alati pakitud. Mul on sellised väikesed reisikotikesed seal suure koti sees ja mul on alati lühikese vormi kott, siis mul on pika vormi kott, siis mul on sokkide kott, pluss siis mängupüksid, mängu alla käivad püksid ja mingid sellised asjad. Ühesõnaga, mul on selline kord, et mul see kott peab alati, peaaegu alati on valmis. Ühesõnaga, mul lihtsalt praegu tuli meelde, et mul momendil on üks vorm on väljas, see, mis ma viimati kasutasin, mis pesus käis. Siis enne mängu on mul kindlasti see, et ma teen oma soengu korda, sest kuna mul on väga lokkis juuksed, siis mul on palju väikseid juukseid ja siis nad teevad, mis nad tahavad. Ja siis ma üldiselt kasutan keeli ja teen oma soengu korda. Kindlasti panen läätsed silma, sest tahaks ju näha ka, mis toimub. Ja ega mul nagu väga erku midagi ei ole, aga lihtsalt nagu enne mängu ma üritan leida selle aja, kus ma mingi minut aega lihtsalt nagu panen silmad kinni, mõtlen mingeid omi nagu asju, häälestan ennast mänguks, kuigi ma tean, et kui mul on need tavapärased soengu tegemine, läätsed silma, ripsmed värvitud, asi tehtud, siis ma tegelikult olen juba mängulainel. See on nagu selline ümberlülitus, mis aitab nagu edasi minna. See ümberlülituste tegemine elus on nagu ülioluline. Okei. Ja või selles suhtes, selleks peab ka ju alati valmis olema, et teed seal ilusti ennast korda või nii on, aga peale mängu võid tulla mõni vahva vänn jälle pilti ka paluma. Jah, peale mängu, no selles suhtes, et ma olen selline, nagu ma olen, ma ei pea kuidagi olema mingi mega ilus või sätitud, aga siis peale mängu sa saad sellise minu, nagu ma olen. Nii, aga lähme siis nüüd jalgpalli juurde ka tagasi ja küsime nüüd sellise asja, et kas on näiteks ka mingi selline konkreetne mängija, kellel näiteks tuleks eriti nagu silma peal hoida. Ma mõtlengi just premium-liigat, aga ka naiste meistriliigat, aga miks ka mitte tegelikult esiliigat.
oleks selline inimene, kelle sa nagu oskaksid välja mõelda, et tegelikult sa oled ju äärekohtunik, sa ju näed ka, mis nad seal teevad, aga kes on äkki sihuke, kes natuke tahab pahandust teha või tahab sihukest teatrietendust teha, tahab sihuke äkki, ma ei tea, Märt Avandi või Ott Sepp seal platsi peal olla, et ai, mul on nüüd siit valus ja ei, mul ei ole. Mul on, tekib mängupõhiselt, sest et me ei tea kunagi, mis päev kellelgi on või mis parasjagu kellegi elus toimub. Ja üldiselt sa näed mängu käigus ära selle, kui kellelgi on, ma ei tea, natuke kehvem tuju või tundub, et kogu aeg on kuskilt haige või noh, midagi on ja üldiselt me teeme ju setiga neid mänge, ehk siis me saame ju omavahel kommunikeerida neid asju. Et kui sa näed, et näed ühel mängijal näed kogu aeg paha tuju ja vehkleb seal palju või siis näed, et ta hakkab juba palju pildis olema, siis sa ikka annad märku, aga sellist, et meil on mingi nimekiri või et eriti tooks välja kedagi, seda ei. Okay. Aga mis vahe on näiteks nüüd meeste ja naiste jalgpallil? Kiirus. Kiirus kindlasti. Mehed on kohati jõulisemad. Naised on emotsionaalsemad. Naistel on selline, kui tuua nagu selline näide, siis pigem naised, nad jätavad need olukorrad meelde, kus nad arvavad, et neile liiga tehti. Ja nad võivad mängu lõpuni su peale nagu lihtsalt paha seda olla. Meestel on nagu korra võib-olla ärritub ja siis mängib edasi. No see on see emotsionaalne tahk, on ju. Kuidas need emotsioonid vähemalt on mulle tundunud siiani. Meeste mäng on natukene kiirem või mitte natuke, aga nagu kõvasti kiirem. Tehnilised on nad mõlemad. Aga ma mõtlengi, et kas mul on midagi veel tuua, et mille poolest nad erinevad on. No jah, ilmselt ongi see mängutempo, on ju. Ja naistel on kohati see, et sa pead ikkagi olema valmis ootamatusteks rohkem. Et sealt võib tulla, vaata, ongi emotsioonid keevad üle, võib-olla tehakse mingeid selliseid asju, mida sa nagu võib-olla ei oska ettegi kujutada, et võib juhtuda. Et meestes muidugi ka, aga naiste mängudes on rohkem see, et sa pead olema valmis mingiteks asjadeks, milleks nagu see võib-olla valmis ei ole. Okei. Nii et võib juhtuda täiesti lõtva, et Viktoria Vihman jookseb ära välja ja karjub, et Liisa, sa õpi vilistama, mida sa teed siin platsi peal? Esimest korda on, et... Seda ma ei kujuta ette, sorry. Võib juhtuda, aga ma ei tea. Jah, ega muidu väga nagu, ongi lihtsalt meeste mängus sul on nagu kiire otsus, naiste mängus sul on nagu aega rohkem mõelda, vahest võib-olla mõtled üle. Et ma ei tea, et seal on nagu jah, selline erinevus võib-olla. Okei. Aga nüüd võtame siis sihikule Liisa Premium-liiga. Eelmine aeg 9 mängu Premium-liigas ja debüüt koos Joonas Jaanovitsi käe all. Loen järjest ette. Kalev ja Nõmme Kalju, Harju Laagri ja FC Flora, Tammeka ja Flora, Pärnu ja Paide, Kalev ja Harju, Paide ja Kalev, Kalev ja Paide, Flora, Kalev ja Harju Laagri, Kalev. 9 mängu, aga paraku 10 jäi pidamata, et ilus ümmargune viisakas number oleks. Jah. Ma küsingi nüüd sellega ka ühe konkreetse küsimuse. Ütle nüüd, palun, mis tunne see oli, kui sa said teada, et siin tootab ees Premium-liiga mäng? Kõige esimene ja debüüt. Oi, no ma olin ikka väga õnnelik. Mis tunne? Natuke ärevust oli ja ma ei tea, ma ootasin tegelikult seda nagu üsna kaua. Ma ise, jah, ma olen selline kärsitu, ma tahaks kohe kähku kõike saada, aga elul on selline komme õpetada kannatlikkust.
ja siis kui see tuli, siis see oli nagu eriti magus, et see tuli. Okei. Nii, et siin salatuskattel võib ka öelda, et tegelikult juba nagu natukene asi kindel, on ju, et ärme ütle, mis mäng see on täpsemalt, aga sul leiab aset ka 10. mäng nüüd õige varsti Premium liigas. Ja 9 ilma 10. jah. Jah, tubli. Ja võib öelda, et see on nagu ajalooline hetk, et selles suhtes kõige kõvemad mehedki on kandnud just nimelt number 10, nagu näiteks Lionel Messi, Andrei Frolov, Martin Miller, on ju, millest me räägime. Eks ole. Nii, aga jõuame hoopis nüüd naiste jalgpallini, et mis sa isiklikult nagu arvad, et kas meil Eestis võiks naiste jalgpalli tegelikult rohkem propageerida ja rohkem ka sellega nagu tegeleda, sest et tegelikult see meil Eestis liiga vähe nagu tähelepanu ei saa. Kas või nüüd sellega, et see aasta oli üldse väga õnneta, et 2 klubi lihtsalt loobusid ja igasugused pahandused ja särgid-pärgid tulid ja lihtsalt jäidki hops ilma kõike mitte millegita ja ainult 6 võistkonda ongi naiste meistriliigas. Jah, tegelikult üleüldiselt võiks tõsta seda liikumisharrastust Eestis üleüldiselt, aga tegelikult naiste jalgpalliga on see, et võtta või need Lisette Tammik, Kristina Teern, Lillemäe, on ju, sul on tegelikult jalgpalliga võimalus avastada maailma, kui sa vähegi nagu ise sinna panustada tahad, et see, ma arvan, et tüdrukute seas on palju kergem pääseda kusagile välismaale näiteks mängima kui nagu meestes. See on minu arvamus, ma ei tea, kas see nagu vastab tõele, aga mulle on jäänud selline mulje, et kindlasti võiks propageerida rohkem tüdrukute jalgpalli, kui on rohkem tüdrukuid, siis ka tase tõuseb ja kui tase tõuseb, siis ilmselgelt ka koondised mängivad paremini ja nii edasi, on ju. Ehk siis meil tegelikult oleks väga vaja järelkasvu. Jah. Nii et vastus on jah. Ja, no imeline, no. Ja siit on ka väga hea sõnasabast tegelikult kinni võtta ühest asjast, et järgmine suur naistemäng, mis sul on tulemas, on naiste superkarikas FC Flora ja Saku Sportingu Raiskonna vahel 13. märtsil ja seda vilistab Stella Reinumägi ja siis teda abistavad Liisa Liesment ja Sandra Nigulis. Ja 4. kohtunik on Luisa Klaar. Nii et olge kohal ja tulge toetama naiste jalgpalli. Õige. Nii, aga küsime siis hoopis sellist asja nüüd sinu käest, et räägi, kas sul on ka näiteks mingeid hobisid või lemmiktegevusi? On küll. Aga kas nendeks ka aega jääb? Mina olen tegelenud sellise asjaga nagu wakeboarding ehk siis veelauaga sõit. Hetkel paar viimast aastat ma ei ole väga jõudnud. Eelmine aasta ma vist jõudsin paar korda sõita. Üks kord oli nendest võistlustel. Hobideks veel, no ma ise tahaks rohkem jõuda, aga lohesurfi. Aga no ja aega on nagu piiratud ja ma pean tegema mingeid valikuid ja hobisid veel. Ma ei tea, mu kohtuniku töö ongi hobi. Okei. Aga sa ütlesid, et eriti aega ei ole, aga kas nagu see läheb ilmselt ka selle alla tegelikult, et see hobi ja nii on, aga kas on ka nagu, mis meeldiks nagu teha konkreetselt nüüd täiesti vabal ajal, kui nagu aeg ongi puhtalt ainult tegelikult sinu jaoks? Lähedastega koos olla rohkem ja teha koos midagi ägedat, minna reisile. See nimekiri on pikk, mida teeks, kui oleks aega. Viljandi järve jooksu näiteks teha. Viljandi järve jooksu ma teen iga aasta. Ja. Sellepärast ma seda küsisingi. Okay. Ega tähelepanelikud fännid ju panevad kõiki tähele. Ja. Nii, aga nii, kus ma nüüd jäingi oma selle küsimusega, mis ma tahtsin sult küsida. Nii, on ka sul näiteks mingi eeskuju kohtunike maailmas? Meil on Eestis väga ägedad naiskohtunikud, kes on kõik väga eeskujulikud. 5+ Sandra, Karolin, Reelika, Triinu,
Nad on kõik väga ägedad, väga suured eeskujud ja neilt on väga palju õppida. Okei. Siis sinu kõige meeldejäävam mäng hetkel kohtunikuna, pean just silmas. Okei, ma mõtlesin selle peale. Sa ütlesid, et sa küsid 3. Ehk siis ma võtsin 3. Ja sa võid 3 tuleda. Ja ma ei võtnud nagu niimoodi, ma ei pannud järjekorda, mis on kõige meeldejäävam. Aga 3 mängu, mis mul on nagu meelde jäänud. Üks on siis mu esimene rahvusvaheline turniir. See lõppkokkuvõttes jäi küll positiivses võtmes meelde, kuigi võib-olla need kohtuniku hinded ei olnud nii head. Aga ma õppisin sealt ilmselt kõige rohkem. Premium-liiga debüüt muidugi. See on nagu once in a lifetime. Ja millegipärast ma mõtlesin, mis see 3. mäng võiks olla. Aga minu jaoks oli eriline selline mäng nagu Flora Tammeka mäng, mis oli A. Le Coq Arenal. Ja mis ta eriliseks tegi, oli see, et mu nagu laps käis vaatamas seda elukaaslasega. Ja millegipärast sellel mängul on selline tunne sees, et nagu nii äge. Mul on sellest mängust ka üks pilt, mis on nagu minu ehe emotsioon, kui ma näen oma last elukaaslast nagu, ja see on nagu üks ägedamaid pilte minust, ma arvan. Väga-väga armas selles suhtes. Aga kas on ka näiteks nüüd mingi konkreetselt selline mäng, mida sa tegelikkuses tahaksid nagu väga-väga teha? Ma mõtlesin selle peale pikalt. Ja nende mängudega on täpselt see asi, et kuna mina ei saa mõjutada väga palju seda, kuidas neid määramisi tehakse, siis on väga raske unistada millestki. Aga ma ilmselt sooviks, hiljuti Sandra käis meil enne aasta käis ka finaalturniiril ja on saanud mingid ägedaid mänge. Et ma mõtlesin, et ma sooviks kõigepealt ilmselt mõnel finaalturniiril osaleda rahvusvahelises võtmes. Aga kui oleks näiteks Eesti-sisene mäng, siis ma ei teagi, äkki tõesti mingi Flora ja Leva derbi oleks äge. Nii, sinna me ka natukene veel jõuame. Nii, aga nüüd selline küsimus. Töö, mis leiva lauale toob? Sest meil Eestis paraku on vaata selline miinus, et meesjalgpallur veel teenivad midagi, on ju. Naisjalgpalluritega on puhtalt niimoodi, et kuule, aitäh, tulid ja ma ei tea, tubli tüdruk ja jõul, kui sa need pallid ja vormeidki tasuta said ja söösin küpsist ja pitsat ja palju õnne sulle, on ju. Ja teil kohtunikel on ka sellega, et selle rahaga paraku tead ära ei ela ja pere ära ei toida, on ju. Aga mis siis on, mida Liisa teeb? See on hea küsimus. Momendil olen õpetaja ühes Tallinna koolis. Klassiõpetaja siis, ehk siis ma annan eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust, inimeseõpetust ja olen ka klassijuhataja. Okei. Ja ma usun, et kindlasti on sinu klass väga rahul sinuga. Ma ei oska seda kommenteerida. Nii, aga on sul näiteks nüüd Liisa rääkida hoopis mingi nali või põnev vahejuhtum, et ütleme nii, et oletegi mängule jäänud ja kellelgi ongi nüüd mingi särk maha jäänud või midagi sukest? Ja ma mõtlesin, kuna ma olen üldiselt olnud selline inimene, kellel on kõik asjad pakitud, kõik asjad valmis, siis minul juhtus küll üks kord, et mul jäid puutsad maha. Ja siis meil olid naiste brigaad oli ja siis ma nagu ma teadsin, et üks kohtunik tuleb vaatlema ja ma kirjutasin talle, kuule, äkki sul on mingid tumedaid tosse lihtsalt nagu kaasa haarata. Ja me olime Viimsis ja ta nägi seda nii hilja ja siis ma olin nagu mingi, hea küll, ma lähen oma plätudega ja siis sinna kohalikku sportandi ja siis ostsin omale uued tossud selleks mänguks. Sest et plätudega mängu ei tee ja ma ei lähe mingite heledate tossudega kohtunikuna väljakule. Okei. Aga mul on sükene tunne, kas mitte mina ei võinud ka tookord seal Viimsi mängul olla. Ilmselt olid küll. Ja sest see oli ju Tabasaluga kohtumine, oli see.
ma arvan, et see oli seesama ja siis Ei ole nii. ja siis ma käisin ja siis ma jõudsin niimoodi täpselt enne soojenduse algust tagasi, siis me jõudsime nagu kõik asjad tehtud, aga see on lihtsalt nagu selline ei noh, kui udu saab üks inimene olla et vahest ikka juhtub ka siis, kui oled üldiselt väga ette valmistanud, aga noh, ma saan aru, vahest ongi see, et mõnikord on kunstmurul, siis sa võtad kunstmurupuutsad, kui on tavalisel murul, võtad murupuutsad. Vahest vaatad üldse, et okei, et see kunstmuru võib-olla pole nii piisavalt nagu selline pehme, et ma võtan üldse tossud on ja siis sinna see läks. Aga noh, need tossud on väga head tossud. Ma valisin sellised, millega ma tean, et ma saan trenni teha ning et sain uued tossud omale. Okei, aga juhuslikult võin sulle meelde tuletada, et teinekord sa võid siis mulle ka kirjutada, sellepärast, et mina olen, võib öelda, üks Viimsi naiskonna nii-öelda neid tegelintskeid ja bossa, et ma saaksin ka sind hädast välja aidata ja sulle koheselt äkki mingid jalanõud sealt sebida. Jah, on sellega keeruline, sest mul on nagu naiste arvestuses natuke liiga suur jalanumber. No. Oi jah, nii, aga tegelikult ma tahaks natukene sulle ikkagi vingerpussi ka mängida ja sul on mõni selline asi ka nagu, et milleks sa ei ole nüüd konkreetselt selline küsimus valmis, et ma mõtlesin, mida ma küsiksin sinult ja siis nüüd selline asi, et sa rääkisid tegelikult Flora ja Levadia tervist. Nii. Ja me rääkisime seda ka siin Joonasega, et mis sa arvad, kui reaalne võib olla selline asi, et ühel hetkel näiteks Eestis meeste premium-liigas teenitabki ainult naiste brigaad mänge ja kas võid seda samat kõige kurikuulsamat ja võimsamat Eesti ainukest tervit ehk siis Flora ja Levadia ongi ainult naiste brigaad. Näiteks olekski kas äkki Karoliin, sina, Sandra ja äkki ma ei tea, 4. kohtunik ongi Stella. Või sina oleksid peakohtunik? Ma ei tea, see päris nii lihtsalt ei käi. Ma saan aru, ma tean, et see nii lihtsalt ei käi. Ma arvan, et see mingi hetk kindlasti võimalik, aga ilmselt mitte lähitulevikus. Et täis naiste brigaad. Minu teada mingit mängu on mingitel hetkedel teinud vist täis naisbrigaad. Aga ma 100 kindel ei ole. Aga ma nagu mäletaks, et midagi on olnud, aga mitte terbit ilmselt. Okei, aga ma saan aru, et need määramised ja need ei ole nagu teie teha, ja see ei ole nagu, ei tulegi tegelikult jutuks, aga küsime siis pigem nagu niimoodi, et kas sa nagu tegelikult ootaksid seda või see mõtleksid, et selline asi tegelikult võiks olla? See asi võiks olla, aga sellega natuke see, et mina, kuidas ma enne ka rääkisin, et ma olen nagu selline kärsitu ja võib-olla ei ole mõistlik panna mingeid ootusi enda peale, endale nagu asjade kohta, mis minust ei sõltu. Et see võib-olla tekitab lihtsalt nagu sellist ärevust, et miks ei lähe asjad nii, nagu mina tahan või ootan või et pigem niipidi äkki mõelda. Et enese säästmine on võti siin. Okei, aga nüüd lõpetuseks hakkame oma podcast'i ühele poole jõudma, on selline küsimus, mida ma küsin kõigilt, et kuidas sinule isiklikult nüüd minu väike panus korda läheb? Minu meelest see on äge, et sul on selline hobi või selline tegevus, et sa nagu fännad inimesi, klubisid, see on nagu see on nii äge, et sa märkad nagu selliseid inimesi, keda muidu võib-olla ei märgata. Ja ma arvan, et see on tore, kui on staadionil alati üks positiivne kuju vähemalt, kes ikka mõtleb kõigest hästi ja selline on olemas. Ikka tõstab tuju, kui on teada, et on olemas sellised inimesed, kes ikka hoiavad pöialt ja toetavad ja on olemas. Jah, täpselt, sest mina tahangi võtta niimoodi, et te oletegi minu nagu ühine suur kõik jalgpallipere, ja tulebki sõbranna Stella Paide, tuleb sõbranna Liisa, olgu selleks Karoliin, olgu siis selleks Silver,
Marti, Kristo, Joonas, on ju, Sander ja kes iganes. Muidugi kohe tuled, annab plaksu kohtunike tiimile ka, kallistused peale mängu, kõik selfid, ilusad pildid, särgid, värgid, jutud. See on elu ja moto. Täpselt. Nii, aga siit ma peaaegu ütlengi sulle, et aitäh, Liisakene, et sa mu podcasti tulid ja selle küllakutse vastu võtsid, mu hea sõbranna. Nii, aga ennem, kui me lõpetame, tahame tänada oma koostööpartnerit Crazy Tarahtrit, kes on meile siia välja pannud sidruni vee ja imemaitsevad snäkid ehk siis juustupallid. Samuti tahaks ära mainida ühe asja, et juba see laupäev ehk 7. kell 10 õhtul tuleb siin samas Rüütli tänav 2 Crazy Tarahtris naistepäeva pidu, kus esineb ansambel Caprice ja tulge rokkima naised, sest et Crazy Tarahter teebki vingeid ja toredaid üritusi. Lisaks saab siin head süüa ja juua. Samuti tahaks ära mainida enda partneri Viimsi naiskonna ja öelda, et juba laupäeval ehk siis 7. märtsil kell 2 nad mängivad Eesti Jalgpalliliidu hallis sõpruskohtumist Harju Laagri naiskonnaga. Minge ka seda vaatama, sest naiste jalgpalli tuleb vännata ja toetada. Nii et, ja siis esmalt paluks veel teist asja, et pange meile kindlasti follower nii Instagramis, TikTokis, samuti YouTube'is ja Facebookis ja peatse nägemiseni ja jäägu ootama, kes on järgmine külaline. Tšau! Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast. Kris küsib. Automaton OU Graphic Solutions.